Tere tulemast, rõõm on näha teid siin. Mina olen Maria, ehk siis oluliselt olulisem esimese lennu vilistlane. Tore on teiega siin vestelda. Mul on küll natuke pretensioone selle koha pealt, et meie saime tund aega. Hommikul oli üks paneel, kus oli 1,5 tundi aega, nii et me peame keskenduma. Meil on tund aega vestelda. Meil on kahe peale 2 mikrofoni. Ja me oleme siin rääkinud sellest pikalt ja põhjalikult, et mida saavad õpetajad teha. Ja rääkisime loomulikult sellest, et mis on selle haridusliku ebavõrdsuse ja koolist väljalangemise põhjusteks ja rääkisime, et see on ka õpetajate ülesanne sellega tegeleda. Ja millest meie saame nüüd rääkida, teen vihje, kui keegi veel ei tea, valimised lähenevad, viljutan silma. Saame rääkida sellest, et mida me saame ka suuremas pildis teha selleks, et süsteemselt ennetada ja vähendada hariduslikku ebavõrdsust või koolist väljalangemist. Ja mida ma usun, on see, et ka paljudele meist see teema on isiklik ja lähedane teema, et see ei ole kauge ja abstraktne teema, mis puudutab kedagi Valgas või Ida-Virumaal, vaid et see on ka midagi lähedast. Et kui teil on head panelistid, ma paluksin teil jagada, et mis on sinu seos või sinu kokkupuude haridusliku ebavõrdsusega, koolist väljalangemisega, et kuidas see teema sind puudutab. Vaatasin, Liina haaras mikrofoni, kas sa oled? Mul ei ole väga isiklikku kogemust, aga ma näen seda, et andmetest ju, ja te teate seda väga hästi, et põhikooli 3. astmes õpilaste õpimotivatsioon langeb ja ka seal on ka koolisüsteemist väljalangemist. Nii et ma olen juba palju mõelnud selle peale, et kuidas me saaksime ja peaksime disainima põhikooli 3. astet selliseks, et esiteks see õpimotivatsioon ei langeks, et eriti poistel see langeb ju, et see koolis käimine põhikooli lõpus oleks jätkuvalt inspireeriv, õpihimu hoidev ja nii õpilased kui ka õpetajad jääksid seal terveks. Ja näiteks Eve Kikas on väga selgelt öelnud, et noored inimesed just selles eas põhikooli 3. astmes on valmis võtma rohkem vastutust oma elu eest ja oma õppimiste eest, aga koolisüsteem täna pigem vastupidi võtab seda vastutust ära, et kõik asjad on justkui lapsele ette öeldud, mida ja kuidas ta peab tegema. Et me võiksime disainida seda 3. kooliastmet selliseks, et oleks lastel rohkem valikuid, oleks neil rohkem vastutust oma elu ja õpitee kujundamisel. No tere. Mina olen see endine haridusminister, keda te ei mäleta, aga ma kindlasti olen see, kellest Liina just rääkis, et põhikooli 3. astmes ma ei tea, kuidas ma lõpuks hõbemedaliga lõpetasin, aga kuidagi läks õnneks, sest oli täitsa reaalne tagantjärele analüüsides reaalne võimalus, et 9. klassiga minu haridusteega katkeb. Olles enne seda olnud ka täisviieline. Nii et ma arvan, et see eriti poiste 3. astme läbiminek on kahtlemata üks raskeid ja valusaid asju. Ja nüüd ma olen mures oma poja pärast. Ta on hetkel veel 2. klassis. Loodetavasti ja minu laps on ka sellises koolis, kus tal on suurem lootus kui minul oli. Ma olen kogenud elus suurepärast õpetamist, aga ka päris jõledat õpetamist. Ja muidugi neil õpetajatel minu põhikooli ajast, kes andsid mulle selle jõleda kogemuse, olid oma põhjused. Ja mina olin nii õnnelik, et ma tulin sellest kõigest välja ilma suuremate traumadeta. Mul alati meeldis koolis käia. Aga ma olen nüüd tagantjärele ikka sattunud kokku siin oma ühest Eesti väikelinnast pärit endiste klassikaaslastega, kellel ei ole elus nii hästi läinud. Kellel tegelikult see, et neil ei olnud põhikoolis ligipääsu
ainult headele õpetajatele või oli ligipääs kahjuks ka väga kehvadele õpetajatele, mõjutas nende suhtumist õppimisse, eneseusku, nii, et nad praeguseks hetkeks ei käi lavadel rääkimas, kuidas lahendada suuri probleeme ja osad neist ei räägi üldse enam kuskil. Et see on see üks lugu. Ja teine asi, kui mäletan, kui ma alustasin õpetajana Väike-Maarja gümnaasiumis, siis ma avastasin, et 7. 8. klassi õpilaste hulgas on inimesi, kelle jaoks mina alustava sinisilmse ja oskamatu õpetajana olin ainus adekvaatne täiskasvanu nende päeva jooksul. Ja siin ei peagi vist midagi muud ütlema. Nii et selles mõttes see kogemus on nagu olemas, jah. Ma ei ole ise seda kogenud, aga ma olen enda ümber näinud tegelikult, et kõigil ei ole Eestis ligipääsu väga heale haridusele. Aitäh, tere ka minu poolt, et ma natukene Jevgeniga tegelikult ühes parteis, et põhikooli lõpus et põhikooli lõpus olid 3 tunnistusel ja gümnaasium õnnestus hõbemedaliga lõpetada, et kuskilt see huvi ja motivatsioon nagu tekkis. Aga minu seos selles mõttes kooli ja selle väljalangemusega on tegelikult hea, et igapäevaselt ma töötan nii-öelda abivallavanemana, kus minu vastutada on nii haridus kui sotsiaalvaldkond. Et need 2 teemat on tegelikult nii hästi põimunud ja nad on ühes kohas nagu koos, et nagu siin varem on ka öeldud, et ega see koolist väljalangemine ei käi nagu klõpsust, et see hakkab kuskilt kaugelt pihta. Ja tõsi on tõesti see, et koolis see väljalangemine on, mõnes mõttes me võib-olla ka seda ise nagu põhjustame just oma käitumisega, et me juba piltlikult öeldes 1,5-aastastele lastele paneme lasteaias õppekava peale ja nõuame, et kooli minev laps oskaks juba lugeda, et see stressitase tõuseb seal põhikooli lõpuks juba nii kõrgeks, et see krõks on nagu nihtne läbi käia. Aga ma arvan, et poliitikutel on siin osas päris palju teha. Üks oluline asi on minu arust see, et poliitikud võiks vähem kooli tegevusse sekkuda, et mida vähem sellist nii-öelda poliitilist halvas mõttes küüneviha sinna kooli sisse läheb, seda parem. Võiksime usaldada rohkem direktoreid ja anda ka koolile nii-öelda omavalitsuse ja riigi poolt sellist otsustusõigust. Et mina ei ole seda usku, et haridusminister Lukas teab kõige paremini, millisele õpetajale kui palju palka maksta, et andke meile piisava raha ja me ise otsustame, kes kui palju palka võiks saada ja kes seda väärib. Nii. Mina nii sünget pilti ei hakka joonistama. Minu koolitee oli üsna õnnelik, kuigi ma lõpetasin tavalist venekeelset kooli Lasnamäel. Pärast seda astusin Tartu Ülikoolist. Lõpetasin Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala. Aga mis on minu seos selle teemaga? Ilmselgelt poliitiline, sellepärast, et ma siis eelmise rääkijaga ei nõustu. Poliitikud peavad tegelema ka haridussüsteemiga, sellepärast, et tänu sellele, et piisavalt palju tähelepanu ei olnud sellel teemal, tänu sellele me oleme jõudnud sinna, kus meil on õpetajate järelkasvu kriis ja ükskõik millist küsimust praegu ei käsitle haridusvaldkonnas, me ikkagi nagu vastu seina sõidame sellepärast, et meil piisavalt palju õpetajaid ei ole, ei tule, ei saa kuskilt võtta ja see kõik on tegelikult poliitilises debatis kinni. Aitäh, sa väga ilusti juhatasid praegu sisse ka selle seose, mis ma tahtsin teha selle hommikuse debatiga. Et üks asi, mis mind hommikul üllatas, oli see, et kui õpetaja siin laval teadvustas, et õpipädevused või isegi mitte õpipädevused, vaid see väljalangemise ennetamine on ka tema ülesanne. Et siis tuli selle peale see, et aga mul on nii palju asju teha, ma olen nii ülekoormatud, et kas ma pean sellega ka veel tegelema. Ja nüüd me kuuleme, et mis ongi, et meil on õpetajaid väga-väga palju puudu ja see vajadus on veel süvenenud juurde tulnud õpilastega seoses sõjaga näiteks, ehk siis ja õpetajad lahkuvad. Et
ja see on õpetaja laual, et kui mina mõtlen selle peale, et miks see mind nii väga üllatas, on see, et õpetaja on see esimene inimene, kes loob selle suhte õpilasega ja on see esimene link selle ennetuse ahelas, kuidas seda väljalangemist ennetada. Et ma haaraksin siit sellest sõnasabast kinni ja küsiksin teilt, et kuidas teie näete, head panelistid, seda, et lahendada küsimust, mis meil seisab ees õpetajate puuduse valdkonnas, õpetajate, kas siis, et nad on valmis selleks, et ma tegelen ka nende üldpädevustega, millest me täna rääkinud oleme, lisaks keemia ja matemaatika õpetamisele. Et ma jõuaksin seda teha, sest praegu ka paljud augud on kaetud sellega, et teistel õpetajatel on rohkem koormust. Kas sa oled valmis? No kardetavasti sellele küsimusele vastuseks kõik vastavad ühtemoodi, et palka tuleb suurendada, õpetajate koormust tuleb vähendada, mis on õige ja loomulikult me seda teeme. Ebapiisava kiirusega, aga eks see on ilmselge elementaarne lahendus. Ma ütleks niimoodi, et ühtepidi ma olen nõus, et see on teema, teisipidi ma arvan, et küsimus on natukene laiemalt siiski, et kelle vastutus on, see peaks olema ikka tervikuna kooli, pere ja kooli kultuuri osa. Et see kindlasti ei ole üksiku õpetaja küsimus, vaid tegelikult siis, ja kooli pere all ma ei pea silmas mitte õpetajate, õpilaste kollektiivi, vaid ka kooli ja kodu suhet. Ja kuidas seda nüüd hästi korraldada, seda siin ma arvan, mingit universaalset mudelit on keeruline tuua, sest see on väga erinev, kas sa teed seda mõnes väiksemas maakohas, eks ju, kus kõik tunnevad kõiki ja kas see sotsiaalne probleem, mis lapsel on kodus, on kõigile õpetajatele teada, sellepärast et eile toidupoes seda räägiti. Ja hoopis teistmoodi asi on see Tallinna linnas, eks ju, kus on elu palju anonüümsem, kus klassides, kus peaks olema 24 õpilast, on 28 õpilast ja nii edasi, eks ju. Nii et ma arvan, et see lahendus selles kontekstis kindlasti on oluline, et oleks kogu koolipere ja koolikultuuri vaates. Ja lisaks jälle, et ma ka suures osas nõustun, aga küsimus on ka selles, et meil kõigil on ühepalju aega ja õpetajatel on ka ühepalju aega. Küsimus on, et kuhu seda fookust panna, et kuhu oma aega suunata, et kas näiteks suunata aega hindamisele, väga tihedale hindamisele või teha midagi muud, kas suunata oma fookus eelkõige aineteadmiste andmisele või näiteks üldpädevuste arendamisele. Ja ma olin ka hommikul, kuulasin seda debatti ja tegelikult ma usun, et see on ka üks võti, et esiteks, et kui õpetaja võtab aega panustada suhtesse õpilasega, siis see teeb nii õpilase kui ka õpetaja elu lihtsamaks, kui see suhe on tugev ja usaldus on tugev. Ja seda kinnitavad ka teadusuuringud, et see suhe on õppimise selline alus. Ja teine asi, et kui me õpetame lastele üldpädevusi, näiteks eneseregulatsiooni oskusi, näiteks õpioskusi, siis jälle nii õpetaja elu on lihtsam, kui ka selle lapse elu on palju lihtsam ja tõenäosus, et ta haridussüsteemist välja kukub, on oluliselt väiksem, kui need oskused on tal olemas. Nii et küsimus on kuidas siis seda piiratud aega kasutada, kuhu panna fookus? Hea meelega vastan sellele küsimusele, sellepärast, et tõepoolest kultuurikomisjoni tasemel me aastaid juba tegeleme selle järelkasvu teemaga. Ma enne seda debatti käisin siin, vaatasin, et kuulasin neid arutelusid, mis on erinevates kohtades tekkinud, et mis teemad on üleval. Saan aru, et umbes sarnased teemad on ka kultuurikomisjonis. Ehk siis õpetajate järelkasv ju koosneb erinevatest komponentidest. Palgad on ainult üks osa sellest, et kusjuures ei ole kõige suurem osa. Seal on töökoormus, meie õpetajad on väsinud, seal on kaasava hariduse süsteem, mis ei leidnud lõplikku lahendust ja tegelikult koormab ka. Seal on ka nii-öelda diferentseerimisfond, ehk siis see, et kui sa lubad kooli juhile tõsta kedagi ja siis tõsta ka selle kaudu ka palka, ehk siis suunata oma tähelepanu, mis on tasus kuidagi ära vormistatud. Seal on veel selline küsimus nagu karjäärimudel,
mis ei ole ka ilmselgelt rahaline panustamine, vaid eelkõige poliitiline otsus. Ja selliseid asju näiteks, kui me räägime rahast, siis jah, see on siis peaks olema üldine erakondade prioriteet, ehk siis enne valimisi sisuliselt, mida mina ootaks, et kõik erakonnad ütlevad, et see on meie päris prioriteet. Ja me oleme oma kriisiga nii kaugele jõudnud, et me peame ütlema välja, et see on investeerimine. Et haridus ei ole lihtsalt niisama, kuigi seda tavaliselt käsitletakse kui kulu, et see palk ju siis tavaliselt ikkagi kulu, pidev kulu, aga ikkagi mina lähtuksin sellest, et on olemas sõna investeerimine ja ju siis haridusse me ikkagi investeerime. Ja juhul, kui see on prioriteet kõikide jaoks, siis sinna suunatakse ka piisavalt palju raha. Mitte ühekordselt, vaid pidevalt, sellepärast, et juhul, kui me vaatame seda trendi, ükskõik kui palju me praegu raha ei pane, ikka see kukkumine järgmisel, ülejärgmisel aastal toimub ja me ikkagi mingil määral leiame ka seda põhja ja mitu aastat järjest olemegi ikkagi sellises üsna keerulises olukorras oma õpetajate järelkasvu teemaga. Ja kas me pärast seda hakkame uuesti üles minema, see sõltub ikkagi sellest, kuivõrd pidevalt me hakkame sinna raha panema. Aga võrreldes rahaküsimustega on olemas veel terve rida neid poliitilisi otsuseid, mida saaks lahendada kas või kohe praegu, lihtsalt leida mingisugust kompromissi või kokkulepet poliitilisel tasemel. See puudutab näiteks karjäärimudelit või koolipidaja küsimust, et selliseid asju võiks ja peaks arutama ka enne valimisi ja ka valimiste vahelistel perioodidel. Ja. Indrek? Ma ühe komponendi, mis on võib-olla praegu saanud vähe tähelepanu, tooksin veel esile. Ja ma arvan, et see on poliitiliselt tasandilt tõesti mõjutatav. See on küsimus väga heast koolijuhtimisest. Me oleme, ma ei tea, mina mõtlen poliitikutest olles ise, ma ei tea, ainult veerand varbaga poliitikas, mõtlen poliitikutest kui ühe näiteks suurkontserni nõukogust. Ja ühes suurkontserni nõukogus ebapädevat, ma ei tea, tütarettevõtte juhti ei solgutata aastakümneid, ei hoita aastakümneid ametis. Eestis millegipärast me oleme leppinud sellega, et meil võivad ebakompetentsed kooli kultuuri kahjustavad juhid olla ametis. Nüüd, see on see reaalsus. Probleem on muidugi selles, et koolijuhi ametile samamoodi ei ole konkursse. Väga palju on siin, ma ei tea, haridusfond on näiteks toetanud siin mõningate koolijuhtide konkursside professionaalset läbiviimist ja põrganud kokku sellega, et keegi ei kandideeri või vähemalt kained ei kandideeri. Ma ütleks, et eesmärk ja ka poliitiline eesmärk võiks olla see, et kõige tugevamad juhid lähevad kõige rohkem hädas olevatesse koolidesse. See on muutus, mis peab tulema kahelt suunalt, see peab ka tulema juhtide endi suunalt, et head juhid ei taha tiksuda mugavate edetabelite tipus olevate koolide eesotsas, vaid küsivad endale väljakutseid ja süsteem, kaasa arvatud rahastusmudel, kõik muu võimaldab neid väljakutseid. Aga muidugi ma olen selles mõttes karjäärimudeli ja rahastuse küsimuste ja kõige sellega ka päri, aga juhtimise otsus ja miks on, ma arvan, poliitiliselt ei ole eriti oluline otsus on see, et see on tegelikult üsna vähe kulukas otsus. Andres? Aitäh. Jah, et kui siin Viktoria enne ütles, et jäi mulje, et poliitikud ei peaks kooli asjadesse sekkuma, siis vastupidi, poliitikud peaks sekkuma, aga peaks targalt sekkuma, nagu te kodus ka oma lapsi tegelikult kasvatate, et ei pea kogu aeg käest kinni hoidma, ei pea kogu aeg nina pühkima, et pigem laskma nii õpetajatel, koolidel, direktoritel iseseisvaks saama, et iseseisvalt otsustada. Et see on tegelikult see teema. Mis nüüd natukene seda tänast olukorda puudutab, siis tõenäoliselt see ei ole väga populaarne, aga meie koolivõrk on jätkuvalt väga ebaühtlane. Kui ma kuulen Tallinnas klassidest, kus on 32 õpilast ja siis vaatame kuskil äärealade koole, kus kvalifitseeritud füüsika või keemia õpetaja peab tunde andma 4-5 õpilasele, siis see on ilmselgelt raiskamine. Kui me vaatame täna koolivõrku, võtsin eile just haridussilmast välja, et kui siin ütleme Harjumaal, Pärnumaal,
Tartumaal on ühe õpilase kohta nii-öelda köetavat netopinda kuskil 11 ruutmeetrit, siis meil on maakondi, kus on 25 ruutmeetrit. Et kui see, ütleme, koolivõrk tuua sellisele mõistlikule tasemele, et iga õpilase kohta oleks ma ei tea, 13 ruutmeetrit sellist netopinda, see tähendaks, et meil täna üldharidusvõrgus on umbes 300 000 ruutmeetrit pinda üle, mida me kütame, mida me haldame. Tänaste energiahindade juures on see piltlikult öeldes 100 eurot ruutmeeter. Et see on väga palju, on tegelikult poliitikute tegemata jäänud tööd, keegi ebameeldivaid, ebapopulaarseid otsuseid vastu ei taha võtta ja siis natukene ongi see, et paneme aga süsteemi raha juurde ja paneme veel natukene raha juurde, aga see mõnes mõttes ei lahenda neid probleeme ära. Et veel kord toetan siin ka koolijuhti, et väga suur roll on ikkagi koolijuhil ja kui ütleme riik ja ministeerium räägivad sellest, et kooli juhtimine peaks muutuma kvaliteetseks, siis aastaid on tegelikult rahastusmudel olnud selline, et juhtimiskuludeks antakse omavalitsusele või koolile piltlikult öeldes 92 eurot õpilase kohta. Arvutasin välja, et selline 500 õpilasega kool, kui võtta tööle direktor ja õppejuht, see tähendaks 1400 eurost keskmist palka. Et mis kvaliteetset juhtimist me sellise raha eest räägime? Me rääkisime nüüd koolivõrgust ja juhtimisest, see on niisugune ka koolipidaja kapsaaeda kivi. Et tahad sa rääkida? Ma tahaks paar asja kommenteerida, kui võib. Muidugi hakkame juba hariduslikust ebavõrdsusest muudesse hariduskorralduslikesse küsimustesse minema. Näiteks ega Saue vallal keegi ei keela direktoritele juurde maksta, et peakski seda tegema. Aga üldiselt eks seesama koolivõrgu teema ja mitmed asjad, millest Viktoria rääkis, on tegelikult lõpuks ikka seesama raha küsimus. Ehk siis kui sa tahad saada suures linnas väiksemaid klasse, siis see tähendab seda, et sul tuleb teha uusi koole, see tähendab seda, et sinna tuleb palgata rohkem õpetajaid, see on haridusse minev raha. Kui sa tahad hariduslike erivajadustega lastele pakkuda rohkem väikeklasse mingisuguseid tasandussobitusvõimalusi, siis see tähendab, et see on see raha, see on ikka seesama õpetaja või üldharidusse mineva raha ümberjagamise valikud. Täpselt samamoodi on küsimus ka erinevate väärtuste siis sellisest kompromissist, mis puudutab hariduse regionaalset kättesaadavust. Jah, kui võtta puhtalt haridusliku efektiivsuse vaates, siis loomulikult tuleks väikesed maakoolid kõik kinni panna ja tuua lapsed maakonnakeskustesse suurtesse koolidesse. Aga me kaotame sealt hoopis mingisugust muud väärtust, nii laiemat regionaalpoliitilist kui ka tegelikult, ma väidan, ka haridusliku kvaliteedi väärtust selle tulemusena. Nii et eks need on need kompromissid, et siin öelda, et on kuidagi mustvalge lahendus on kõigi kogu aeg laual olnud, aga seda pole lihtsalt võetud ja ära tehtud, et ei ole tegelikult asjad nii lihtsad, et need on valikud, sealhulgas ka ilmavaatelised valikud, kus tõepoolest Andres koos oma ülemuse Jaak Aaviksooga omal ajal jõuliselt rakendas ühte nendest nägemustest, teised ministrid on olnud hiljem natukene teistsugust nägemustega nii selles kui mõnes teises küsimuses. Ma lihtsalt remargi korras ütleksin jah, et Saue vald on võtnud tõesti hariduse prioriteediks, et kui me vaatame ka riigipoolset õpetajate raha, kus mõned omavalitsused ei maksa isegi riigi poolt antud raha välja, siis Saue vald eelmisel aastal maksis ühe õpetaja kohta keskmiselt 400 eurot kuus juurde. Meie õpetaja keskmine brutopalk oli 1900 eurot, suurematel koolijuhtidel oli kuskil 4000 juures, aga see tuleb kõik selle arvelt, et meil ei ole tasuta lasteaedu, meil ei ole tasuta toitu, meil ei ole tasuta ühistransporti, et see ongi nagu valikute küsimus. Mõtlen ühe kommentaarina selle koolivõrgu kohta, et ma ei tea, jälle see on võib-olla natuke liiga toores idee, aga mina olen mõelnud, et kas võiks olla mingisugused toetusmeetmed kohalikele omavalitsustele, kes on valmis looma mingit sorti hariduskonsortsiume või saama lahti sellest kool võrdub koolimaja süsteemist. Ja, see on ka üks viis, kuidas tuua kvaliteetset koolijuhtimist välja poole 1000 õpilasega koole või sinna, kus... Ma kibelen, sest Võrumaal juba aastaid toimuvad sellised mõttetalgud nagu Vunki Mano. Ja ma olen seal korduvalt osalenud ja sel korral me arutasime just nimelt siis nagu ääremaa koolivõrgu teemal. Et lapsevanemad olid hästi rahulolematud, usaldamatus oli suur koolide suhtes ja mis siis teha. Ja seal oli Setomaa haridusspetsialist, vallavanem, üks koolijuht, mitmed õpetajad, lapsevanemad
koolijuhtide ühenduse esimees ja mina. Minu arust väga suurepärane meeskond ja me jõudsime, tõesti, et kõik osapooled olid kaasatud, ja me jõudsime täpselt sama arusaamiseni, et kool, see ei tähenda enam koolimaja, et mul ka tekib natukene niisugune külmavärinad, kui ma kuulen neid ruutmeetreid ühe õpilase kohta, et tegelikult see ei ole tähtis, kus see õppimine toimub, et õppimine võib toimuda noortekeskuses, muuseumis, ja kui me ka seal Setomaal siis kaardistasime, et kus kohas see õppimine võib toimuda, neid kohti on väga palju kuni taludeni välja ja kui palju põnevam ja kihvtim võiks olla see õppimine, et kui me laseksime lahti nendest suurtest, koledatest, nõukogude aegsetest majadest, mis on väga ebaefektiivsed. Aga õppimine ikkagi kohalikus piirkonnas muidugi võiks toimuda ja peab toimuma. Ja me oleme siin, tundub, et me oleme teinud ekskursiooni rahamaailma, aga samal ajal ma kuulen ka seda, et millest me siin oleme ka enne maininud, et see koolikultuur on siin juures oluline. Et kas see on suur ja pooltühi maja või see on ülerahvastatud mammut ja et mõlemas tõenäoliselt on võimalikult väga hea juhtimise ka teha väga ägedat kooli. Ja ma kuulsin enne ka seda, et kui laps käib heas koolis, siis on rohkem lootust, et ta lõpetab põhikooli või lõpetab gümnaasiumi. Et ma uuriksingi teie käest seda teemat, et mis teeb selle koolikultuuri heaks. Ilmselgelt sinna juurde käib ka see füüsiline pool on ju kõik, aga see hea juhtimine ja hea koolikultuur, mis soodustab lapsel põhikooli lõpetamist, gümnaasiumi lõpetamist. Kuidas see välja näeb? Ja? Võib-olla ma alustan, kui ma siin juba soojaks rääkisin ennast, siis saan olla tasa. Et uuringud ütlevad seda, et need õpetajad, kes teevad omavahel koostööd, need hindavad ka oma ametit kõrgemalt. Ja meil on selline nagu töökultuur pärandatud, et üldiselt õpetajad teevad hästi individuaalset tööd Eestimaa koolides. Aga see võiks olla meie sellise koolijuhtimise arengusuund, et me teadlikult arendame koostöist koolikultuuri. Ja me teame, et tegelikult see aitab ka õpetajatel hakkama saada, see vähendab õpetaja koormust, vaimset pinget ja nii edasi. Ja tahest tahtmata, ma just eile kohtusin peaasjade eestvedajatega ja nad ütlesid ka, et noorte hulgas igal teisel on vaimse tervise mured. Igal teisel. Ja mõelda siis, et milline pinge on õpetajal, et sellega või nende noortega kenasti hakkama saada, et kuidagi asja hullemaks ei teeks, et ikkagi paremaks teeks. Ja ma arvan, et näiteks need vaimse tervise esmaabi koolitused võiksid olla ka igal õpetajal läbitud, teada, nii nagu õpetajad teavad seda, mida teha siis, kui, ma ei tea, kuidas inimest näiteks elustada või. Et selline füüsiline esmaabi koolitus on justkui kohustuslik, aga et see vaimse tervise esmaabi ka. Ja üldiselt minu meelest see koolikultuuri õhkkond võiks olla nagu mõte sellest, et kuidas me õpetame lastele usku endasse, usku elusse, usku sellesse, et ma saan hakkama. Et ükstapuha, mis elu minu ette toob, ma saan kasutada neid teadmisi, oskusid, mida kool on mulle andnud ja ma saan erinevate situatsioonidega elus hakkama ja ma oskan teha valikuid. Et need erinevad teoreemid või asjad, et seda me saame kõik ka, kui me ka unustame, siis me saame seda guugeldada, aga seda nagu baasturvatunnet ja kindlust, et ma olen võimeline, ma saan hakkama, see on hästi oluline, mis peaks tulema kaasa. No ja, et ma arvan, et see, mida siis teha tuleks, on Eesti haridussüsteemil korralduslikus plaanis teada juba mõnda aega. Elukestva õppestrateegia aastani 2020 seadis need eesmärgid juba pikki aastaid tagasi ja ei saa öelda, et selles suunas ei ole ka liigutud. Kõik, mis puudutab seda sama koostööd ja teistsugust õppijakeskset lähenemist ja kõike seda muud, et tegelikult koolides siiski areng toimub, et ei saa öelda, et nüüd me oleme kuskilt midagi pärandanud ja nüüd istume selle otsas ja kõik on ainult halvasti.
jah, et areng toimub, kas ta saaks olla kiirem, no küllap ta saaks olla kiirem. Ma arvan, et meie suur pluss, ja mitte ainult mina arvan, vaid seda näitavad ka rahvusvahelised uuringud ja tulemused, et meie suur pluss on see, et meil on üldiselt koolid õppeprotsessi korraldamises autonoomsed. See on suur väärtus, see, et õppekavas on pigem, riiklikus õppekavas on detailsust vähemaks võetud selleks, et kooli õppekavas oleks võimalik seda täpsemaks teha ja et õpetajatel ka seal säiliks vabadus siis õppeprotsessi parimal võimalikul viisil korraldada, see on väga hea. Väga paljudes riikides seda ei ole, et nad on hästi kinni selles, et nad peavad õpetama õpikut, sellepärast et seda seadus nõuab, eks ju, meil seda ei ole. Nii et ma arvan, et meil vist siin ei ole ka mingit erimeelsust, et kõige suurem küsimus on selles, et kas meil on piisavalt üle-eestiliselt tugevaid koolijuhte, kes oskavad tegelikult seda rakendada, luua koolis siis sellist kultuuri, mis tegelikult võimaldab nende püstitud eesmärkide suunas liikumist. Et ilmselgelt ei ole, kahtlemata seda tuleks edendada, parandada, ka siin siiski toimuvad muutused paremuse suunas kahtlematult, aga selge, et paljudes väikestes omavalitsustes eeskätt, et ongi, et ega ei olegi kedagi direktoriks võtta, et kui sa selle konkursi lõpuks ka välja kuulutad. Aga üks mõte lihtsalt siia juurde, ma kunagi õpetajad said mu peale pahaseks kuskil konverentsil, see oli ammu aastaid tagasi, kus ma ütlesin, et põhikoolis tuleb siiski lähtuda sellest, et kool on eeskätt sotsiaalasutus. Et neid teadmisi, et küll nende teadmistega ühte või teistpidi saab hakkama, aga et tegelikult me peame aru saama haridusosapooltena, ma mõtlen nii lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi, et kõige tähtsam osa sellest protsessist on tegelikult kodaniku kasvatamine, et need õiged väärtused, mis inimestevaheliste suhete, meeskonna, töö, kõige selle suhtes kujunevad tegelikult selle aja jooksul, et see ei ole mitte kõrvaline, millega peaks keegi teine tegelema, vaid see on tegelikult ka haridussüsteemi päris osa. Puhtalt sellepärast, et lapsed veedavad enamiku oma ajast selles kohas. Nii et see, ma arvan, hoiakuliselt sotsiaalasutus lihtsalt kõlab väga halvasti, sellepärast õpetajad olid pahased, aga see ei olnud mõeldud halvustavalt, vaid sotsiaalne siis asutus. Ega ma olen põhimõtteliselt nõus kõigega, mis te rääkisite koolikultuuri kohta, et kõige olulisem, nagu ka laudkonnas enne sõnastati, et on see, et igaüks tunneks ennast koolis hoitult, et kui õpetajad tunnevad hoitult, siis on suurem tõenäoliselt ka õpilased tunnevad. Kui mõelda, et muide elukestva õppestrateegiaga seoses mälu pealt praegu ütlen, et üks asjadest, mis mõõdikutest, kus me tegelikult panime korralikult altpoolt latti, kus vist isegi tulemused läksid halvemaks, oli just nimelt see põhikooli järgse haridustaseme omandamine. Nii et mingi tunnetus on mul ka, et Eestis koolis lähevad asjad paremaks, aga millegi pärast ikkagi üha rohkem inimesi jääb selle järgmise haridustasemeta. Jah, nõus. See ei ole kindlasti mitte ainult üldhariduse probleem. Jah. Aga kaks mõtet, et mida saaks teha. Küsimus riiklikust järelevalvest. Juba on järelevalve muutunud. Järelevalve juba annab koolidele tagasisidet ka koolikultuuri suhete kohta. Aga mida hetkel siiski veel ei ole, on see, et koolid, kes on hädas, neil ei ole mingeid toetusmehhanisme. Ja ma pean silmas just nimelt hädas kultuuriga. Hädas sellega, et küsimustega, et noor õpetaja tuleb kooli jälle enne laudkonnast kuuldud asi ja ta pidevalt tunneb õpetajate tuppa minnes pinget, sest ta ei taha minna sinna, kus ta kuuleb, kuidas tema klassi õpilaste kohta öeldakse loll ja see ja see ja see. Et näiteks minnes ka juhtima säärast kooli, kus sul on aastakümneid kujunenud õhkkond, mis ei usu sellesse, et iga õpilane võiks üldse saada head haridust või oleks võimeline saama head haridust. Et mida see juht siis kui pääle hakkab? Et hääljuhul tal on nagu adekvaatne KOV, kelle uksele koputada ja istuda maha, et mõtleme nüüd koos. Aga see ei ole alati nii. Ka KOV-ides tihti ei ole inimesi, kes isegi pärast haldusreformi ei ole inimesi, kes sisuliselt oleksid pädevad haridusasjades kaasa rääkima. Ja ma tean, et siin on ka õnneks
tähendab ka haridusministeerium ei ole ignoreerinud seda küsimust päriselt, et siin on ka koolipidajaid, haridusnõunikke püütud koolitada juba. Aga mulle tundub, et siin on üks suur samm edasi astuda, et kuidas toetada koole, kes on päriselt hädas. Et meil ei ole hetkel ka mingeid kvaliteedikriteeriume kokku lepitud, aga veel vähem meil on neid toetusmehhanisme. Ma tahan kohe öelda remargina, sest Haridus- ja Teadusministeerium praegu otsib järelevalve valdkonna juhti. Palun vaadake seda kuulutust ja mõelge, äkki kelleski teist võiks saada järelevalve valdkonna juht ja tegelikult mõte oligi seda järelevalve valdkonda disainida ümber, et ta ei ole seaduse järgija lihtsalt, et kas kõik täpselt, mis on seaduses kirjas, on täidetud, vaid just, et ta oleks ikkagi pigem toetaja ja nõustaja, edasiaitaja. Ja teine mõte, mis ma tahtsin öelda, see läks mul meelest ära, see oli ka väga... ja siis need tegelikult nende... mis nõunike? Seda, et nende nii-öelda maha jäänud või probleemsete koolide programmi sai ka loodud. Euroopa Liidu rahade eest lähevad või on loodud programm selleks, et neid siis nõustada, et meeskonnad käivad koha peal, neile pakutakse ülikoolist erinevaid loenguid, aga see on tõesti, need on esimesed sammud selleks, et näiteks selles me ei ole suutnud, ma saan aru, kokku leppida veel, et kuidas või mis kriteeriumide alusel me tõesti siis ütleme, et teie kooli meeskond võiks nüüd tulla sellele koolitusele. Aga jah, kandideerige palun. Aitäh, jah, omavalitsuse esindajana ma pean tunnistama, et 4-5 aasta jooksul on see järelevalve paradigma täielikult muutunud, et kui 5 aastat tagasi me saime ainult ettekirjutusi, siis täna on nii-öelda riiklik järelevalve täiesti nagu partner, et arutame koos asju. Aga nüüd selle koolikultuuri juurde tagasi tulla, ühest oma koolist räägin ühe tõesti sündinud loo. Et oli see koroona aeg oli ja see kooli õhkkond oli juba esiteks selle koroona pärast nii halb, distantsõppe oli, õpetajad olid omavahel kurjad, vaidlesid, tegid kõike. Direktorit on nii-öelda selline fond olemas, viis nad 2 päevaks metsa. Põhimõtteliselt oli selline supervisioon, kus kuulati linnulaulu, räägiti omavahel, kuidas üksteisesse sõbralikult suhtuda, kuidas üksteist kuulata ja mindi laupäeval lahku täiesti sellised positiivsed. Ja siis esmaspäeva hommikul tuleb direktor kooli ja 2 õpetajate toas niimoodi vaidlevad, et peaaegu kätega lähevad kokku. Ta läks neile vahele ja ütles, et kuulge, et me just laupäeval lõpetasime, et me suhtume üksteisse lugupidavalt ja kuulame üksteist. Siis üks ütles, et no aga ma räägin, ta ju ei kuula mind ju. No. Et selline tõsine asi. Aga mis ma tahaks võib-olla just teile südamele panna, et te olete noored koolist või noored kooliprogrammist, et võib-olla sellised veidi elavamad, et ma olen tajunud, võrreldes nii vanemate õpetajaga, et ma olen tajunud, et väga paljud koolid ja õpetajad on nii-öelda hindamise pantvangid. Hinded, et vanemad nõuavad 5, vallavanem nõuab väga häid eksamitulemusi, kõiki selliseid asju. Ja siis pingutataksegi selle nimel, et põhikooli lõputulemused oleks head, gümnaasiumi hinded oleks head. Ja ühes oma koolis ma tegelikult sattusin samamoodi nii-öelda õppenõukogu omavahelisse tülli, kus oli selliste tunnijaotusplaani kinnitamine ja kus olid siis õppeaine valikud. Nii et vanad õpetajad seisid väga jäigalt selle eest, et selleks, et põhikooli tulemused oleks meil head, peaksid kõik nii-öelda vaba valikained olema meil eesti keel, inglise keel, matemaatika või neid toetavad. Aga siis olid nooremad õpetajad, ütlesid, aga võtame pigem sellist näitlemist, kõnekunsti, sotsiaalseid oskuseid. Hea näide ka Saue vallast, et meie vallas elab Rohke Tebelak, kelle tunnid on meeletult populaarsed. Ja tulemus on tegelikult see, et see kool, kes nüüd hirmsasti pingutas, siis uude Saue riigigümnaasiumisse kandideerides selle kooli nii-öelda sissesaamisprotsent ei olnudki üldse nii hea, kui võiks arvata. No, äärmiselt huvitav arutelu muidugi, aga ma arvan, et ma natukene siis poliitilistest otsustest või siis need vaidlustest räägiks, et see koolikultuuriga kindlasti on seotud see eelmise
jutuajamise teema ehk siis koolijuhi teema, et siis kas näiteks tähtajatu või tähtajaline leping oli mingil määral meil laual paar aastat tagasi. Enam-vähem me juba jõudsime kokkuleppele, et on vaja ikkagi, et oleks leping, aga siis poliitikud ise hakkasid kartma, et kas me usaldame iseenda nii palju, et keegi ei hakka manipuleerima näiteks pärast valimisi kooli direktoritega või ikkagi hakkab. Nii et selles mõttes, et see teema oli konserveeritud, kuigi alguses me juba jõudsime sinna paika, et äkki teeks siin muudatusi. Teine täpselt samamoodi keeruline teema on see koolivõrgu temaatika, et tõepoolest paar nädalat tagasi ka meie komisjonis Riigikontrolli inimesed käisid ja tutvustasid oma järjekordset raportit, kus tõesti ei ole niivõrd väga ilus pilt, et meil on probleeme koolivõrguga. Aga seal, mis on peamine see, et riik ei suuda otsustada, kes on lõppkokkuvõttes vastutaja. Et kas see kogu koolisüsteem või osaliselt koolisüsteem, gümnaasiumid ja siis põhiharidus eelkõige, et kelle vastutuses ta on ja siis kuidas me edaspidi seda ehitame. Ja kuna riik ise ei oska seda endale selgeks teha, kuna poliitikud ei sõnasta seda, siis need probleemid automaatselt lähevad ka maakondadesse ja segane signaal ei anna ka head tulemust. Või siis seesama kaasava hariduse süsteem, mis ka on seotud ka koolikultuuriga, sellepärast et ta on seotud ka õpetajate väsimusega. Et siin ka nagu paar aastat tagasi sai valmis Riigikontrolli raport, kes tõdes, et me ei saavutanud neid tulemusi, mida me endale püstitasime siis, kui võtsime seda programmi, kaasava hariduse programmi. Ja täpselt samamoodi, et kuna need kuhjaga need teemad on laual olemas, et siis enne kui me suudame midagi lahendada, siis enne seda on vaja, et oleks nagu väga selge visioon. Ja kuna seda visiooni mitte iga kord ei paista, siis tänu sellele ilmselt need lahendamata teemad on aina nagu suurema kuhjaga laua peal. Ja mis on see lõppkokkuvõttes tulemus? Tulemus on see, et noored kooli ju ei lähe. Lähevad, aga mitte kõik ja mitte nii palju, nagu me tegelikult tahaksime. Ja veelgi suurem protsent on see, et kui nad satuvad ikkagi kooli, siis pärast paar aastat lahkuvad sealt. Ja mis on see lahkumise põhjus? See on kõik need teemad, millest me rääkisime 5-10 minutit tagasi. Nii ta on. Ja kui see haridusliku ebavõrdsuse teema ja kõik need teised, millest te räägite, need probleemid oleksid kerged lahendada, oleksid need juba ära lahendatud, aga kuna tegemist on nii kompleksse probleemiga, siis siin me oleme. Millest me nüüd selles vestlusringis korduvalt rääkisime, oli see õnnetu koolijuht, et kes vastutab koolikultuuri eest, jagab õpetajatele palka ja vastutab siis koolipidaja ees, kas siis mõni pidaja, nagu öeldi, nõuab on ju häid riigieksami tulemusi. Mõnes koolis on hoopis vaja kuidagi pigistada klassi 28 õpilast ja koolijuht tegeleb imeliselt kõikide nende asjadega. Ja loomulikult on siin see teema, et kas tähtajatu või tähtajaline leping. Samas mina võib-olla vormiksin seda hoopis niimoodi, et leida neid koolijuhte, kes päriselt juhivad seda muutust seal koolis, kes ei sahista susse ja ei ole nagu maskoti funktsioonis seal koolis, vaid päriselt julgevad eestedada muutust. Kui me näiteks võtame meie riikliku õppekava üldosa on imeline, annab palju autonoomiat koolidele, tähtsustab üldpädevusi, tihti tundis ei jõua. Et seal kuskil on vahel see filter ja ma arvan, et see inimene, kes seda parandada saab, on see koolijuht. Kuidas me teeme niimoodi? Kuidas me saame teha seda niimoodi, et jõuab äge noorem või vanem inimene, teotahteline, valmis eest vedama muutust, koolijuhi rolli, võtab selle vastutuse, kus ta tihti samamoodi nagu poliitik saab igasuguste halbade asjade eest vastu päid ja jalgu, häid asju keegi ei mäleta. Kuidas me jõuame sinna? Esiteks jah, mis puudutab tähtajatud lepinguid, see on teema väga pikka aega olnud, on olnud Eesti Vabariigis nii ühte kui teistpidi ja mina seda tähtajalisi lepinguid ei toeta just nimelt sellel põhjusel, miks nad kunagi ära lõpetati, et COVID pärast hakkavad poliitilised direktorid survestama. Küll aga aastast 2014 on haridusministeeriumis välja töötatud siis kontseptsioon, mis 2015 sai eelnõuks ja mis tegelikult on Riigikogus käinud, aga toetust ei leidnud, on see, et tegelikult võiks toimuda
toimuda koolijuhtide riiklik atesteerimine. Et haridusministeerium tegelikult paneks kokku siis proffide kamba ja kõik koolijuhid peaksid kord 5 aasta tagant, näiteks, eks ju, läbima riikliku atesteerimise, kus hinnatakse ära need eesmärgid, mis seati, vaadatakse, kas nad on saavutatud, kas need kõik kooliõhkkonna kultuuri küsimused on saavutatud ja siis juhul, kui ei ole, siis on võimalik aidata, nõu anda, uusi eesmärke seada ja kui on lootusetu, siis teha koolipidajale ettepanek, et leida uus. Et see tegelikult tundub mulle kõige asjalikum mõte, aga muus osas, miks ma arvan, et see on see lahendus, alternatiiv oleks see, et koolipidaja valdavalt siis omavalitsus ise suudaks sõnastada koolijuhile seda, mida ta temalt ootab, aga ausalt öeldes ma ei ole kohanud veel ühtegi koolipidajat, kes seda oleks suutnud teha. Ma mõtlen kohalike omavalitsuste seas, riigigümnaasiumite puhul on parem seis, seal on sellesse nagu algusest peale riigigümnaasiumite juhtimis kollegiaalselt rohkem panustatud, aga et kohalik omavalitsus ütleks, et vaata, et sa oled nüüd direktor sellises koolis, seal on sellised ja sellised õpilased, seal on selline eripära ja me ootame sult seda ja seda, et ma ei ole kohanud ühtegi näidet omavalitsus. Ma teen kindlasti kellelegi liiga, kuskil on see vapustavalt hästi olemas, hästi hoitud saladus, aga et üldiselt seda ei suudeta, millest tulenevalt minu meelest seesama, kaasata nüüd koolijuhtide ühendust ja neid inimesi, kes on selles valdkonnas profid ja viia selline perioodiline atesteerimine sisse. Ja siis tuleks palka ka muidugi maksta, aga see tõesti suures pildis ei ole väga suur raha küsimus. Ma arvan, et Indrekul on siin kindlasti palju häid mõtteid, aga mis ma tahan öelda, et tegelikult ju Heateo Sihtasutus, koolijuhtide ühendus ja Fontes on teinud pikalt tööd selle nimel, et koolijuhtide karjäärimudelit kirjeldada ja ka seda valikuprotsessi, sellist mudelit ette panna, et kuidas koolijuhti siis valida ja tegelikult meil on ju täna koolijuhid on väga erinevad. Et tõesti, ma käisin hiljuti koolis, põhikoolis, kus õpib 46 õpilast. Seal on koolijuht, seal on õppejuht ja ma mõtlen, et selle koolijuhi päev, ma veetsingi päeva temaga koos, et vaadata, milline see päev välja näeb, on kindlasti teistsugune kui näiteks Põltsamaal, kus on tõesti mitu kooli on ühe juhtimise all, suur keskkool ja siis vallas veel erinevad põhikoolid. Et see koolijuhil ja koolijuhil on lihtsalt väga suur vahe ja me tõenäoliselt peaksime ka neid toetama erinevalt ja nende ootused neile on väga erinevad. Ja jälle, et on algus tehtud ja ma usun, et see tulemus, mis Heateo Sihtasutuse, koolijuhtide ühenduse ja Fontese tulemusel tuleb, on kindlasti väga väärtuslik. Jah, ma oleks ise seda sama Heateo ja Haridusfondi uuringut esile toonud. Ja seal on ka muide päris kurvad numbrid nende samade koolijuhtide palkade kohta. Väga erinevad numbrid ja kohati väga kurvad numbrid. Ka. Ma olen ka atesteerimiskomisjoni ideega päri. Küsimus muidugi on, et mis bürokraatiat ja kui palju see kaasa toob ja kas see bürokraatia annab piisavalt tulemust. Eriti tingimustes, kus kerge on öelda, et eesmärgid ei ole täidetud, leiame uue, aga kui keegi ei taha see uus olla või uuel ei ole kuidagi paremad tingimused eesmärke saavutada. Et see ei saa olla ainus komponent nagu pildis. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et üks osa sellest on see, mida ma enne juba mainisin, aga peaks olema strateegia parima juhtimise viimiseks kõige keerulisematesse koolidesse. Mina ütlen, et see on see koht, kus me peame olema valmis ka maksma tõesti tippjuhi palka. Ja see võiks olla poliitiliselt strateegiline otsus, leida üles kõige rohkem abi vajavad koolid, leida üles parimad Eesti juhid, kogenud juhid, kes julgeks ja panna neile kokku motivatsioonipaketid nii, et nad läheks ja tõstaks need sealt välja. Kuidas inimesi koolijuhtideks saada? Ma arvan, et see ei erine tegelikult palju sellest, kuidas inimesi kooli õpetajaks saada, et kokkuvõttes on siin samad küsimused. Kõik alates kultuurist, kvaliteetsest pidajast, palgast, kuni ka tegelikult rääkisime palju koolikultuurist, kuni tegelikult poliitkultuurini välja, et kuidas meie poliitikutena räägime koolidest, koolijuhtidest, õpetajatest, ka kaasavast haridusest, õpilastest. Siin on
ma arvan ka poliitika retoorikas, mitte siin laval, aga muidu meil on Eestis küllalt arenguruumi. Jah, selles mõttes nõus, et kui me räägime nii-öelda koolijuhtidest ja nende sotsiaalsetest garantiidest, siis selline 1000+ õpilasega kool, kus on 100-120 õpetajat, ma arvan, õiglane palk oleks tegelikult selline vähemalt vallavanema palk või Riigikogu liikme palk, et kui me tahame saada seda juhtimiskvaliteeti. Aga kui me nagu hoiamegi kokku, siis vabandust väljenduse eest, me saame peaõpetaja, mitte inimese, kes nagu suudab ka õpetajaid hinnata, neid nagu juhendada ja toetada. Võib-olla Jevgenile vastuseks seda, et näiteks meil Saue vallas on nii, et üle 2 aasta on õpetajatega arenguvestlused ja mina ise võtan isegi mitte niivõrd aluseks kooli või nende valla need sellised uuringud, muud asjad, aga haridusministeerium iga-aastaselt teostab neid küsitlusi nii õpetajate, vanemate kui see, et see on minu jaoks nagu oluliselt usaldusväärsem allikas, sealt näeb nagu trende ja alati vaatame ka need läbi, miks on nii juhtunud, miks on naa juhtunud. Tõsi, koolid on väiksed, klassid on erinevad, et on täiesti tavaline, et on üks aasta on 1 kuldmedal ja järgmine aasta on 12 kuldmedalit, et kas see nüüd siis, et kool on aastaga nii palju halvemaks või paremaks muutunud, et pigem mitte, aga see on tegelikult koostöö ja mida rohkem sellist suhtlemist on ja välishindamist, seda lihtsam on ka meile otsuseid teha. Aga et eluline lihtne ei oleks, siis toon lihtsalt ka oma näite, et mina olen nii-öelda abivallavanem vallas, kus 3 koolidirektorit on volikogu liikmed, et korra kuus nad on mul ülemused, et ma saan aru, et siin seaduse tasemel käib ka arutelu selle üle, kas allasutuste juhid võiksid olla kohalike volikogude nagu liikmed, selle atesteerimise mõttega ma olen ka päri, et ma arvan, et siin ka enam-vähem 2 aastat tagasi oli poliitiline kokkulepe, miskipärast siiski ei liikunud edasi. Et sellega võiks kindlasti edasi minna, ma arvan, et siin on suur potentsiaal. Aga üleüldiselt selle kooli juhtimisega ja teemaga noored kooli, ma mõtlesin, et kõige lihtsam on seda sõnastada niimoodi, et meil ühiskonna poole pealt alati on selline ootus, et inimesed tegutsevad peaaegu et tasuta, et entusiasm on meil veres, et oled sa loomeliitude esindaja, tööta ilma ravikindlustuseta, oled õpetaja, sa ju armastad lapsi, tööta peaaegu et tasuta ja nii paljudes valdkondades sisuliselt on selline ühiskonnapoolne ja kajastub ka poliitilises ringkonnas, et nagu tööta peaaegu et justkui niisama, sellepärast sul silm ju särab, sa ju ise tahtsid seda eriala. Ja vot selline stereotüüp tegelikult absoluutselt ei päde ja ei pea olema nagu selline. Ja kus kohas nagu tulebki kaasaegne probleem, et noored enam ei lähtu sellest. No võib-olla siin ruumis on palju selliseid näiteid, kus vastupidi te oletegi hästi entusiastlikud. Aga tegelikult kaasaegsed noored pigem oskavad juba küsida ja mõelda läbi näiteks, et kas või näiteks selline küsimus tekib, et kui ma 2-3 aastat töötan koolis ja pärast seda tahan vaba aasta endale, kas mul on selleks õigus, sellepärast, et ma tahan reisida näiteks. Ja no, see on uus reaalsus, kus me peame ka läbi mõtlema, et see karjäärimudel peaks olema tunduvalt paindlikum, see liikumine ühest koolist teise peaks olema paindlikum, see palk kindlasti peaks olema kõrgem, see töömaht peaks olema fikseeritud, et mitte lihtsalt niisama, et sa õhtuti istud ja kontrollid ja see on niisama sinu pädevuses lihtsalt. Ja kõik need asjad tegelikult, kuna neid on nii palju, need on nii oluliselt, et selleks ongi vaja, et kui sa ainult üht klotsi siit võtad ja lahendad, et see veel ei tagane sulle terve süsteemi muutmist. Ja tänu sellele ongi keeruline, et siis kui poliitikud räägivad ainult ühest otsast, siis sa tunned justkui, et jälle ei too seda päris lahendust lauale. Aga eelkõige muidugi rahaline küsimus ja muidugi see, et tõepoolest see on oluline investeerimismehhanism, mida me peame ühiskonnana lihtsalt panema haridusse ja eelkõige õpetajate järelkasvu temaatikasse. Aitäh. Meil oli küsimus seal, Reino. Õpetaja hääl, palun.
aitäh. Tahad sa vastata, Indrek, sellele? no miski ei keela jah, selle avalikustamist, et see on ka osa koolikultuurist. Erakoolidel muide teatud tingimuste nii-öelda rahastustarvi saamiseks ongi kohustuslik need avalikuks teha. Jah? Mina näiteks arutasin eelmisel kevadel õpetajatega uue eelarve läbi just nimelt nende küsimuste vastuseks. Nii et äkki see seisab normaalse koolijuhi taga. Väga hea, teabenõue, nagu siit tuli see idee välja. Tahad sa, Andres, pakkuda head mõtet, kuidas läheneda? Ei, kas head mõtet, aga ma arvan, see on täiesti iga omavalitsuse enda otsustes kinni. Saue vald kasutab ühte raamatupidamisprogrammi, kus kõikide asutuste eelarved on põhimõtteliselt reaalajas jälgitavad. Lähed valla kodulehele, klikid peale, seal ei ole tõesti võib-olla mingi 5000007, aga on mingi 400-500 kohta on täiesti olemas. Majandamiskulud, õppevahendite kulud, muud asjad, palju on eelarve, palju on täitmine, kõik on jälgitav. Ja. Ärge tulge, meil on niigi koolikohtadega probleem. Ja, väga lahe. Aitäh selle küsimuse eest. Ja nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta, kus varsti jõuab kätte aeg, kus on aeg anda uusaasta-lubadusi. Ja mina... Jah, just. Ja siin saabki täiesti nagu omavahel anda siuke väike mõnus lühike, sest meil aega enam ei ole. Uusaasta lubadus, et mis on see panus, mida sina saad anda koos oma kolleegidega haridusliku ebavõrdsuse ja koolist väljalangemise vähendamiseks. Ja see võib olla, on ju muidugi, me rääkisime siin väga suurtest asjadest, me rääkisime koolijuhtidest, me rääkisime koolikultuurist, me rääkisime koolivõrgust, et kokkuvõttes need kõik parandavad meie õpilaste heaolu. Mis võiks olla see suund, kust hakkad minema? Mina saan küll lubada, et see põhikooli 3. astme selline koolikorraldus ja päevakava, et see muutuks teismelistele vastuvõetavamaks, huvitavamaks, paeluvamaks, et luban sellel teemal rääkida, seda uurida ja kui võimalust on, siis poliitiliselt ka kaasa aidata, et see saaks teoks. Ei luba midagi või? No puht poliitikuna mina panustan Eesti 200 haridusprogrammi loomisesse parimate võimalike teaduslike teadmistega ja loodan selle kaudu levitada seda poliitkultuuri, et otsuseid ka hariduses tehtaks andmetest lähtudes, teadlastega koostöös ja ka siin on kõvasti asjad paremaks läinud, aga loodan, et see ei ole ainult ka poliitikas üksikute fanattide, nagu võib-olla Liina näiteks, teema tulevikus. Ja koolijuhina ma loon gümnaasiumit, mis saab olema väga suur gümnaasium, mitte elitaarne gümnaasium, kus on 1080 õpilast, kus saab õppima nii primaarse kuulmispuudega õpilasi, nii kõvasti teise emakeelega õpilasi, düslektikuid, kui ka teisi inimesi võib-olla, kellel ei ole kõige suuremaid privileege meie ühiskonnas. Ta ütles, aga staadion sul ei ole. Aga tuleb staadion. No kui riik annaks Helme tänav 5 kinnistu linnale, siis me võiksime arutada, et võiksime ehitada staadioni. Me arutame seda, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. No võtta ebavõrdsusest me väga ei saanudki rääkida nüüd selles diskussioonis, aga teisi mitte korrata ja mitte siis rääkida asju, mis on ilmselged, siis ma arvan, et üks teema tegelikult, mis vajaks nagu laiemat mõtestamist ja Tallinn on siin üks nendest linnadest, kes peab seda laiemalt mõtestama, on tegelikult haridusliku ebavõrdsuse kasv koolide sees, koolivalikust tulenevalt, et me oleme oma 30 iseseisvusaastaga nüüd jõudnud sinna, et meil tegelikult hakkab
see ühtsuskooli põhimõte murenema, kus tegelikult tasuta munitsipaalkoolides, küll tasuta munitsipaalkoolis, aga siiski on hakanud toimuma majanduslik kihistumine, mis on tegelikult väga laiaulatuslike negatiivsete mõjudega meie ühiskonnale ja veel on aega seda muuta, aga see on juba omaette suur ja pikk diskussioon, mis puudutab näiteks esimeses klassi katsete tegemist, mis on minu meelest arutu, aga ei ole keegi julgenud seda ära kaotada. Aga neid tahkusid on veel, et millegipärast juhtub nii, et mis millegipärast, et olemegi nüüd jõudnud sinna, et nõnda nimetatud eliitkoolide vilistlaste lapsed saavad eliitkoolidesse ja loomulikult teiste arvelt. Ja see tegelikult on väga-väga suur oht pikas vaates. Aga mis sa lubasid nüüd? Et Tallinn staadion ei luba, et Tallinn hakkab sellega tegelema. Ma tahaks lihtsalt seda võib-olla toonitada, et kõik ei olegi tegelikult kooli kätes, et need sellised või selline ebastabiilne aeg, kõik need energiahinnad, muud asjad, et just lapsevanemate vaimne tervis on, me räägime, et laste vaimne tervis on halb, aga minu meelest lastevanemate vaimne tervis on tegelikult veel halvem ja loota tõesti seda, et kodus on halvasti ja koolis on kõik hästi, et see nagu ei ole nagu tõsiseltvõetav. Et pigem ma olen nagu seda meelt, et kui me lapse juba kooli saame, siis ta on siin heades kätes, aga pigem ma kardan seda, et üha rohkem ja rohkem tekib põhjused, et see laps enam kooli ei jõua. Et mida rohkem me selle lapse kooli saame, et ka sotsiaal- ja muude valdkondadega koostööd teha, et see on kriitilise tähtsusega. Need, kes jälgivad minu tegevusi, teavad, et kultuurikomisjoni tasemel ma ikkagi vägagi palju panustasin haridusvaldkonda. Mul on jäänud 4,5 kuud poliitilist elu, nii palju kui minust sõltub, nii palju ma panustan edasi ka kultuurikomisjoni tasemel. Aga siis, mis saab pärast mul tuleb üks projekt, loominguline projekt, mis on seotud ka õpetajate järelkasvu teemaga ja ma loodan väga, et selle kaudu ma saan ka ühiskonna tasemel natukene tekitada seda diskussiooni, sest et kõik need rahalised otsused ei sõltu ju ainult poliitilisest jõuast, ei sõltu ainult poliitikutest, sõltuvad ka sellest, et kas ühiskond on valmis ja kas ühiskonnas tekib selline arusaam, et see ongi see prioriteet, kuhu me kõik peame panustama. Aitäh! Aitäh teile, head panelistid, et avasite seda teemat, mis on siis suuremalt ja laiemalt selle haridusliku ebavõrdsuse taga, siis lisaks sellele, millest me hommikul rääkisime. Ja loodan ka, et teie soovid, lubadused siis täituvad selle aja jooksul, mis veel kas on tulemas või kellel siis veel jäänud on poliitilises karjääris minemas just. Aitäh teile ja aitäh, kaasa kuulasite ja küsimuse küsisite. Aitäh teile!